tere taas, armsad sõbrad! Tervist! Mul on üks küsimus. Mis on teie arust ühist? Talvenaudingul, toorel grillvorstil, Johanna verivorstil Kodusel verivorstil ja peekoniga verivorstil. Ha? Teate? Ei tea. Toomis teab. kõik nad on Atriast. Aga tegelikult on see, et nende ühiseks nimetajaks täna saab üks suur taldrik. Suur taldrik. Jõulutaldrik. Esimest korda kogu ajaloo jooksul me teeme ühte ja samat toitu. Mina ja see pika mütsiga poiss. Tuli ära jälle, aga... No nii, mis meil plaanis on? Meil on plaanis see, et me teeme suure jõuluvaagna, kuhu paneme siis hapukapsast, aga hapukapsa me ennem hautame ära Proseccoga, ehk siis kerge mulliga valge veiniga. Lisaks teeme veel sibulaid. Portveinis karamellime. Ja siis küüslaugud mee ja valge veiniga. Ja šafranit natukene. Just. Siis on meil veel tomatid. Tomatid. Ja sinna peale lähevad ürdid ja natukene soolapipart. Ja siis on meil veel meresoolas küpsetatud kartulid. Mis on juba ahjus. Hakkame pihta. Tuld. Just. Et mina alustan siis kõigepealt tomatitest. Et nagu ma ütlesin, paneme siia ürte, natukene soola ja must pipar sobib ka väga hästi siia. Et meil on tegelikult see maitsene juba kokku segatud siin pasta siiliku näol ja raputame siia peale. Ma saan aru, et me teeme koostööd, aga anna mulle ka natukene ruumi. Kas ma olen nii suur või? Sa oled nii suur. Ja pisut oliivini. Nii, mis sa tegid? Ma panin küüslaugud, mis on fooliumis, panin siia sisse natukene veini, natukene mett ja nüüd panen veel vähem siia safranit. Ei tea, millal hakatakse safranit pakendama ka tetrapakki? Ma ei tea, ma arvan, et selleks on vaja kogu inimkonna tööjõudu. Või siis ostujõulisust. Aga need mõlemad lähevad siis koos ahju. Ja nagu me ütlesime, siis ahjus on meil juba valmis, mitte valmis, vaid küpsemas kartul. Me panime ta meresoola sisse küpsema ja umbes tund aega läheb koorega kartuli küpsemiseks aega. Tomatid ja küüslauk läheb, no ma arvan, et poole tunniga me oleme valmis, kuskil 200 kraadi juures. Nii. Ja minul on siin salottsibulat, natukene suhkrussiirupit, natukene suhkrut, natukene portveini, nõka võtame ka soola ja oliivõli ja siin juba Proseccoga käivad hapukapsad, kuhu oleme lisanud ka natukene köömneid. Kellelgi kodus on searasva või pardirasva, siis võib ka siia täitsa vabalt seda lisada. Mis asi on Prosecco? Prosecco on kerge mulliga valge vein. Kerge mulliga valge vein. Ehk meil on mulliga hapukapsas. Ilmselt sõbrad sommelied praegu naeravad kõik kõva häälega. Aga nii see on. Peab ju laskma neil ka natukene naerida. Salottsibul, natukene suhkrut, soola. Mis arvad, kas selle salati asemel võiks kasutada näiteks pärlisibulat? Jaa, kindlasti. Et see sobiks ka väga hästi, eks? Jaa. Nii, ja nüüd sa panid suhkrusiirupit veel. Annab mõnusama laiki, siis võiks veel tegelikult rohelist pipart ja nüüd läheb ka portvein siia selga. Siuba. Ehk et kui keegi veel ei ole nagu selget sotti saanud, mida me teeme, siis meil on plaanis teha suur vaagen. Jõuluvaagen. Just. Erinevaid verivorste, lihasid ja siis need lisandid kõik sinna juurde. Sedaviisi, meie nägemus sellisest mõnusast jõuluvaagnast hakkab nüüd tasapisi vormi looma ja Priit, äkki sa räägid veel üle, et mis meil siin peal kõik on? Kas ma pean tõesti juurikatest rääkima? No, sa pead ikka lihist rääkima. Lihist. Mäleta, lihi oli nii palju, meil oli seal grillvorsti, meil oli seal verivorsti lambasooles, meil oli Johanna verivorsti, meil oli verivorsti peekoniga ja meil oli seal selline mõnus praed nagu talvenauding, mida sa praegu katki lõikad. Just nimelt. Hea tükk, seabatükk. Maitseb hea. Ja kõik see tehtud siis nii Vassekuusses, Võros kui ka Valgas ehk siis Maxis ja Mauritsas.
nii, aga kohe tulevad ka vorstid. Vorstid. Ja lisandiks valmistasime siis hapukopsast, mille me hautasime Proseccos. Siis tegime šalotsipolaid portveini ja suhkrusirupiga. Lisaks loomulikult klassikalised pohlamoos ja kõrvitsasalat ning küüslaugud valge veini ja saafraniga. Mesi oli ka veel seal nagu üks tegija. Mesi ka, meet moka peale. Seda viisi. Nojah, aga kui on hea tooraine ja viljakas pinnas ning korralik seeme, siis loomulikult on ka tulemas vahva ja mõnus. Nii et mis muud, kui kohtume jälle järgmine nädal. Lihideni! Häid jõule! Lihideni!